Tere tulemast kuulama meie järjekorrast 14. episoodi, mis on omakorda ka teine episood, avalik episood, kus meil on külaline. Teile tundub, et te külalist ei näe, kui külaline on meie seas ja täna on meil väga hea meel vestelda Riin Mäesaluga, kes on meie üks off the record autoritest. Tere, Riin! Tere! Tšau! Riin on investor, õpetaja ja rahatarkuse giid. Ta korraldab investeerimismatkasid ja jagab enda rahatarkuse teekonda Riin kontol. Ja võiks öelda, et Riinu iseloomustavad sõnad nagu uudishimu, julgus ja järjepidevus. Ja üldiselt täna plaanimegi vestelda Riinuga siis investeerimisest, mootorratastest ja autodeni välja. Nii et tuleb väga värvikas episood, nii et ma ootan väga. Aga Riin, enne kui me nagu autodest hakkame rääkima, ärme siis nagu kohe tervet autopodcasti tee, et tahaksin natuke küsida sinu sellisest finantsist taustast või kus sa tulnud oled, et võib-olla esimeseks, mis hetkel hakkasid rahatarkuse teemad sind rohkem huvitama ja kuidas sa jõudsid üldse ise investeerimise kui teemani? No ma tulen ise väga tavalisest perekonnast. Investeerimisest ei räägitud, alles nüüd tasahilju olen saanud mõne lähedasega, kellega ma olen 30+ aastat istunud ühe sama peolaua taga aastaid. Olen saanud rääkida reaalselt võlakirjadest, mida ta arvab kinnisvara hindadest, et minu jaoks on see väga põnev avastus olnud. Aga rahatarkus kui selline, see on ikka hiljuti tulnud pigem. Ma olen teinud päris palju totruseid rahaga. Ma ütleks, et selliseid tohutult, ma ei tea, pättuseid, aga ma olen esinemistel tihtilugu räägin seda lugu, kuidas ma sain elualustamisraha ja ma üldse ei süvenenud sellesse, et esiteks milline privileeg see on. Et sa oled 19, sa lähed parasjagu ülikooli ja sulle laekub selline 5-kohaline summa kroonides küll ja kuidas ma absoluutselt seda targasti kasutada ei osanud. Et mitte miski ei õigusta neid valgeid Lacoste papusid ja Hilfigeri pusa ja mingid mööblitükid, et mida kõike ma oleks võinud selle rahaga tegelikult teha. Aga see on nagu päris huvitav koht, et kui sinu vanemad siis tegid otsuse, et sinu tuleviku jaoks raha koguda, kas sa oled neilt küsinud seda, et kuidas nemad selleni jõudsid? Sellega tegeles peamiselt isa ja kuidas ma sellest üldse teadsin, oli see, et mul on 7 aastat vanem õde, kes oli selle teekonna siis enne mind läbi käinud ja see oli ka ainuke infoallikas, kuniks see raha minu kontol ei olnud, senikaua ma ei olnudki 100% kindel. Isa käest seda enam küsida ei saa, teda enam 10 aastat juba ei ole. Aga täna ma hea meelega küsiks, et kust see mõte tuli, kas pangast teller rääkis või keegi sõber tegi või tal oli nagu rahvusvaheline tutvus või rahvusvaheline seltskond ümber, kas ta sai sealt mingi mõjutuse, et tegelikult siis väga huviga küsiks, et kust see siis tuli. Aga mis sa arvad, mis oleks võinud veel teha, et ei oleks võib-olla raha kulunud Lacoste pappude peale, Hilfigeri pusa ja mööblitükkide peale, et mis jäi puudu, mis ei tulnud rahaga kaasa? Rahaga ei tulnud kaasa rahatarkus. Minu vanemad on ju põlvkonnast, kus on olnud ju riigikorra vahetus, on olnud valuuta vahetus, nüüd on see juba teist korda, küll kroonist euro peale ei olnud nagu nii traagiline pealt näha, aga hinnad on tõusnud, elu on kallimaks läinud. Et siin nagu näpuga näidata, ma arvan, ei ole kellegi peale. Ja samal ajal ma olen nagu sõbralikult kade nendele noortele, kellele täna juba kas või koolis juba jagatakse rahatarkust ja korraldatakse rahatarkuse päevi. Ma käin ise koolides rääkimas, 8.–9. klassi õpilased saavad minu kogemuse juba 20-aastase nagu eelisega kätte ja ma alati ütlen nendele, et nagu dudes, saage aru, nagu, mis väärtust ma teile siin pakun, et seda nüüd ärge ära raisake, et teil on 20-aastane eelis. Teil ei ole mitte mingit vabandust olla nigelemas kohas 36-selt, kui mina täna olen.
aga kõigil meil on mingi lugu, mingi huvitav lugu sellest esimesest kokkupuutest investeerimisteemadega, mõni kentsakas avastus, komistus mingite natuke kahtlaste investeerimisskeemide otsa. Kas sul on ka mõni selline lugu jagada? Noh, kuidas ma arvan, see on okei, kuna ma olin klient ja nii-öelda mõjutatav klient, siis ma arvan, seda on okei jagada. See oli gümnaasiumi ajal, kui minu juurde tuli koolivend, tal oli selline punane A4 mapp ka käes ja ütles, kuule, et kui sa siia allkirja paned, siis sa saad 500 kroonise Sportlandi kinkekaardi. Selle mapka peale oli kirjutatud 3 tähte, L, H ja V. Ja see oli siis tegelikkuses teise samba leping, mille ma siis allkirjastasin ise teadmata, sest seda kinkekaarti minu ees nagu seal raputati ja ma mõtlen, et ilmselt siuke borderline'i illegal tegevus võib-olla juba siis, ma ei tea. Aga siis nii sai siis minu pensionifond alguse või valitud ja siis tegelikult minu investor teekond ju algas. Mina ise seda nõnda ei näinud, ma avastasin seda aastaid hiljem, et wow, et mul on mingisugune teine sammas kuskil. See siuke pikantne lugu, ma arvan. Ja teine, kus see huvi niimoodi hakkas tekkima, kui ma tõka-tõkas töötasin õppejõuna, siis ikka mingisugused TalTechi teemad ka käisid läbi ja ma nägin mingisugust investeerimisõhtu kuulutust, mis oli mõeldud tudengitele. Ja mina olen siuke julge, nagu sa alguses ütlesid ka, et väga uudishimulik ja läksin siis TalTechi üritusele kohale ja tead, seal laval olid sellised karakterid nagu Marko Oolo oli seal laval. Ja ta oli seal koos Kristi Saarega ja seal oli ka veel härra Talpsepp ja ma liikusin sealt selge eest sealt saalist välja 10 minutit peale selle algust, sest ma ei saanud mitte millestki aru ja seda, et ma ette ei kujutanud endale, ma seal üritusel päriselt käisin, ma isegi ühele fotole jäänud seal, mida ma jagasin ka tegelikult OTR-i esimeses postituses, kus ma räägin oma teekonnast senimaani kuni siis, mis muide täpselt aasta tagasi tuli välja, nii et täna on mõnes mõttes ka selline minu off the record'i sünnipäev. Aga sellisest võib-olla jah, mitteteadlikust investeeringust, mis võib-olla ei olnud ajendatud investeerimisest endast, vaid millestki muust aga kuidagi sa jõudsid nagu teadliku investeerimiseni ka ja täna oled jõudnud siis ka ise enda teekonna jagamiseni ja rahatarkuse eeskõnelemiseni, et võib-olla kirjelda paari sellist suuremat momenti, mis juhtusid või kus sul käis klikk peas ära, mille järgi sa alustasid siis teadlikult teekonda, mille järgi sa alustasid selle käimist ja lõpuks ka siis rahatarkuse jagamist? Ma arvan, et sellised need tõuked, ma ei saa üle ega ümber Jaagust. Jaak Roosaare, kui ta käis Pipedrive'is jagamas oma raamatut, ta esitles selle, rääkis mingist imelisest tiitintressist ja ma olen endale need slaidid ka salvestanud ja ma mäletan, see meili pealkiri oli see, et selle investeerimistüübi slaidid, mis on siis 2018 aastast. Seal nagu jäi, siis ta ütles siukse asjaga, et tal raha niimoodi sügeleb kontol, et tema ei saa üldse vaadata seisvat raha, et see peab olema kogu aeg liikumises. Ja selle raamatu ma endaga koju tõin, ilmselgelt on ju raamatümüüja, pole ime, et ma selle mulle siis maha müüsin. Ja mul oli hammas nii verel, et seeläbi ma tegin oma esimesed need tabelid, ma tegin investeerimiskonto, küll virtuaalkonto, kus ma siis 1000 eurot ära laiali jagasin nii Ameerika kui ka kodumaiste aktsiate vahel. Aga need olid sellised nagu mitte midagi kuskil turul liigutuvad asjad ja kuidagi, mida ma olen sidunud oma selle motocrossi karjääriga ka, et kus ma tajun, et see julgus ja peale hakkamine, mida mulle see motocross andis, et tõestas ära, et you can do it, kui sa tahad vaid. Mäletan ühel suvel lihtsalt võtsin selle kasvukonto kuidagi LHV-s lahti. Ma ei mäleta, et keegi oleks mulle öelnud, kuule tee, keegi oleks mulle kuidagi näpuga näidanud, et see on hea mõte. Lihtsalt kuidagi kuklas see mõte sai valmis ja ma olin ise päriselt valmis neid tehinguid tegema. Ja muidugi teada, kasvukonto sai mul kõige 10 mingit erinevat fondi, mille ma siis kõik 90 euro eest mingit maha müüsin. Aga vähemalt ma tegin alguse, vähemalt ma alustasin. Just, et eks see algus tekibki sellest, et sa oled kuskilt väikseid neid piiskasid saanud kogu aeg ja lõpuks, kui sa saad 7 erinevat allikat kokku, mis suunavad sind võib-olla midagi tegema ja endal on selline eelsoodumus ka, et küll see siis juhtub. Aga nüüd, kui sa rahatarkuse jagamisega ise tegeled ja sa tegeled ju sellega nii-öelda, ma ei teagi, täisajaga või kuidas seda nimetada, et see tähendab seda, et sa ju muud tööd ei tee, et võib-olla
räägigi siis sellest ka ja annan siin Jake'ile ka sõna üle. Ja, et sa Riin mainisid, et sa töötasid Pipedrive'is, aga ma arvan, tuleme natuke veel enne seda tagasi, et mis sa enne üldse tegid, enne Pipedrive'i jõudmist? Ma olen hariduselt tegelikult inglise filoloog, kes õppis kohe jutiga inglise keele õpetaja magistri sinna otsa, ehk et ma olen 5 aastat siis sisult saanud niisugust õpetaja koolitust, mille üle ma olen väga uhke ja see mul alatiseks tagataskus, mis iganes juhtub, mul on tegelikult töö olemas, et häid õpetajaid on alati igal poole vaja ja mul süda murdub tegelikult iga kord, kui ma käin kuskil esinemas ja küsitakse, et kas sa veel õpetad, ma ütlen, enam ei õpeta, öeldakse, et okei, see on haridussüsteemil ikka megakaotus, et sa oled lihtsalt nii äge, ma ütlen, ma tean aga no midagi on vaja selles vanas süsteemis ära muuta, enne kui ma tunnen, et või siis on see, et kui ma olen piisavalt rikas, et missioonitööd teha. Aga kas sa siis kooli ajal hakkasid ka kohe seda nii-öelda tööd kõrvalt tegema või sa ainult kooli õppimise ajal ainult õppisid? Siin tulebki nüüd mängu minu see väike sihuke superaju diagnoos, mille ma siin hiljuti saanud olen, et ma ei tunne seda piiri ja tagantjärele nüüd mõeldes ma tunnen, et see, et ma magistri poole pealt läksin täiskohaga Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõuks, täiskohaga ja ma mäletan, mul siiamaani juhataja seda vahel meenutab siukse, et et kuidas sa nagu jõuad, et sul on siis sisuliselt 2 täiskohaga tööd, ma ütlesin, et ma olen noor, ma jõuan. Ja ma läksingi tööle ja sisuliselt ma olin ju sama noor kui mu tudengid ja ma arvan, seeläbi oli see kogemus nagu ekstra lahe, sest et minuga sai tunnis, ma möönan küll inglise keeles, aga siiski rääkida, mis parasjagu kinodes oli, mis GTA versioon parasjagu välja tuli või kui Red Dead Redemptioni uus versioon konsoolidesse jõudis, et kõik siuksed nagu vestlused sai minuga ka seal tunnis maha pidada ja tegelikkuses mis keeleõpetajana on kõige olulisem teistele edasi anda, seda julgust suu lahti teha, sest mina veel 2011 aastal ise magistrant, õppejõud, ei julgenud Inglismaa Starbucksist endale kohvi ise tellida, et tegelikult sul on vaja seda mugavat julget ruumi. Et see oli siis minu töö 6 aastat enne seda, kui ma Pipedrive'i läksin ja minu selline vabatahtliku töö, mida ma tegin tõka-tõka kõrvalt, oli DigiGirls, TechSistersi sihuke väike osa, kus me siis käisime koolides ja õpetasime, mitte koolides, vaid ettevõtetes tegime noortele tasuta koolitusi. Rääkisime siis UX arendusest, rääkisime lokaliseerimisest, rääkisime arendusest, koodi kirjutamisest, erinevad töötube, mis me seal pakkusime. Ja siis ma ühe korra sattusin Pipedrive'i ja vaatasin, et jube äge ruum on seal. Ja see oli aprill 2016 ja siis aasta hiljem tönnisin ühe lähedase õla peale, et ütlesin ka, et mul on nii kopp ees sellest õpetajatööst ja õpilased on väga lahedad tõesti, aga mul ei ole nagu enam väljakutset. Ja siis ta ütles mulle ühe sõna, et ära vingu, tee midagi. Ja siis ma ütlesin, mul on hambad rösti, ma võtsin selle pipedrive.com /jobs lahti, võtsin selle ühe asja, okei, technical writer, okei, kaaskiri, CV, saadan ära. Ma möönan, et ma veel nädal aega hoidsin seda cover letterit seal, mis oli väga sassis kõnetoonis kirjutatud, et lõppu kirjutasin siukse asja, et so here's my letter being covered, you're welcome. Ja mind valiti välja 60 kandidaadi seast, nii et selline võib-olla tülpimus või selline une pealt oskan kõike teha õppejõutöös viiski mind selleni, et see vabatahtliku töö tõi mulle kontaktid, tõi mulle selle vaate, et on IT ka olemas ja ma ei pea olema koodija selle jaoks, et sinna valdkonna siseneda. Ja ilma hariduseta ma sinna IT-sse siis läksin, sest ma tegelikult tahtsin ju 3 aastat saada sisse. 2 korda ma proovisin IT kolledžisse, mis on täna siis TalTechi üks osa. Ja ma ei saanud isegi Tehnikakõrgkoolis üle tee polütehnikumi sisse. Ja see oli nii kurb, sest et ma mäletan, meil oli mingisugune Harno üritus, mingi õpetajate üritus. Ja seal oli siis minu kokkupuude Kristiga, Kristi Saarega hoopis teisest nurgast, kus tema oli õpilastega seal parasjagu mingisugust asja tegemas. Ja seal oli siis publikuvoor, ma sain seal mikri kätte, ütlesin ka, et näete, et tahan saada nagu, miks ma ei saa, kuidas ma saaks minna õppima, mida ma tahan ja kuidagi siis Kristi ütles ka mikrofoni, et kuulge, koolid, võtke ennast kokku, et inimesel silm särab, et võtke ta vastu. Aga ei, sellest ei piisanud, piisas sellest, et ma kandideerisin ja sain tööle. Tuleb ikka ise oma otsused ära teha, ise oma valikud ära teha. Ja ma arvan, see julgus ja see pealehakkamine ja ise normaalne inimene olemine, et ma arvan, üks cool tööandja saab aru, kui on inimene non-asshole ja kõik muu sa saad juurde õppida, aga kord juba a-hole, siis forever an a-hole, seda sa nagu välja ei juuri, et ma arvan, see oli see
et olin ise normaalne äge inimene ja et potentsiaalselt sobisin ka sinna tiimi, mis ma tagantjärgi ütlen, väga hästi sobisin. aga kui sa Pipedrive'is olid, kas sa mõtlesid, vaatasid sa nagu teiste IT-töökohtade peale ka samalaegselt või sa olid nagu Pipedrive'is ja sa olid full in Pipedrive'i tööga? Viimane, full in. Ma ei kandideeri mitte kuskile mujale. Ma tunnen, et ma olen väga lucky selles osas. Ma ei vaadanud mujale, ma tundsin, et see on see koht ja mul oli B-variandina oli valmis selline versioon, et ma lähen kraabin selle ukse taga senikaua, võtke mind kas või praktikandiks. Please, palun, 4 kuud ma teen tasuta tööd kas või. Täna muidugi ilmselt praktikandid peaksid absoluutselt saama tasu, aga mul oli see varuvariandina, et kui ma ei oleks tööle saanud, siis ma oleks öelnud, et palun, aga võtke siis kasvõi ja mitte isegi kasvõi, vaid et mul oli kokkupuude Digicursi ajal seal see rauapoisi või siis internal IT ühe inimesega ja ma oleks kasvõi tema töö varjuks läinud, et midagigi juba sinna varvas sinna IT-sse sisse saada, et mul ei olnud nagu vahet, aga see pidi olema Pipedrive. Kui kaua sa lõpuks Pipedrive'is kokku olid üldse? Ma Pipedrive'is olin sisult sama kaua, kui ma olin Tõkas, peaaegu 6 aastat olin, et meil on siuksed vahvad nännid, et sulle antakse esimene pusa siis, kui sul on 5 aastat täis. Et noh, see on ka päris hea nänn selline, et kui sa ikkagi selle pusa kätte saad, siis sa oled juba nagu tehtud siuke pagunitega töötaja seal. Et ja 6 aastat lõpuks. Õnneks off the record juttudes said pusa kiiremini kätte. Ise organisin, vaata, jaa. Nojah, tuleb ise jälle otsustada, vaata, ise tegutsed. Ja. Aga sa oled rääkinud, et sa Pipedrive'is teenisid peaaegu 4000 eurot palka. Et kas see oli sul kohe alguses, said sihukest raha või kaua sul aega läks, et sihukese palgani üldse jõuda? See palk tuli suhteliselt lõpus ikkagi, kus ma juba ajasin seda selgroogu ikka piisavalt sirgu juba, et tundsin, et ettevõttes piisavalt kaua panustanud ja kuidas ikka see palk nagu ei liigu, et enda eest tuli ikka seal kõvasti seista. Alguses, kui ma sinna läksin, ma mäletan, ma pidin panema sinna sellesse ankeeti nagu oma selle summa ja seal oli huvitavalt nõnda, et seal ei olnud kirjas, kas see on neto või bruto. Ma ei tagantjärele kontrollin ka, ma panin lihtsalt sinna 1900. See oli kõrgem kui minu õpetaja kas bruto või midagi, kuidagi ma enda jaoks selle kalkuleerisin, ma olin nõus hetkeks nagu taanduma sellest kas või õppejõupalgast, et saada IT-sse sisse, et seal sees, ma arvan, see palgatõus, ja ta oligi kõvasti kiirem, sest õppejõuna sa oled konkreetselt rida Excelis, Rahandusministeerium oli tõkast üle tee ja ega seal midagi väga suurt juurde rääkida ei olnud. Aga kas, kui sa Pipedrive'is olid, kas oli kuidagi teistmoodi olla, kui sa nagu naisena oled IT-alal, et muidu kangastuks IT-alaga sihuke, et see on sihuke IT-poiste nagu ala on ju, aga ise seal sees olles, kas sa tundsid ka mingit sellist teistsugust suhtumist, et sa oled naistöötaja seal või sellel ei olnud mingisugust erinevust? Ei tundnud ennast teistmoodi, et seal üks vanimaid töötajaid oli ka naisterahvas, tervitan siinkohal Eva-Liisat. Tema oli seal väga kenasti juba seda kultuuri kasvatanud, et sellega ma ei tundnud ennast küll kuidagi halvemini. Pigem, mis oli võib-olla see imposter syndroom, mis käis täiega kaasas kogu selle IT-teekonnaga, mis ma Pipedrive'is veetsin, sest mul ei olnud ju haridust. Mul ei olnud otseselt minna ja kraapida kellegi püksis ääre peale, kuule, kuidas sina tegid, sest et tech-writerid Pipedrive'is tol hetkel teist ei olnud, ma olin seal esimene ja ainuke. Ja üldse see ökosüsteem tiim oli väga-väga pisike tol hetkel. Hiljem, kui mul väike alluv tekkis, keda ma siis välja õpetasin, temale ma sain juba anda juhiseid, aga ega see minu olukorda paremaks ei teinud, sest et ma olen niisugune hakkaja ja ma nägin probleemi, mida kuidagi ei lahendatud ettevõtte sees ja ma tegin otsuse, et ma läksin engineering manager'i meetingule, ütlesin, et kuulge, et näed, see asi on jumal pekkis, minu meelest see ei tohiks nii olla, aga et ma ainult ei vingu, vaid et ma võtan selle enda peale, selle vastutuse ja niisiis sündis minu API Service Owner roll Pipedrive'is, mille ma siis justkui iseendale tekitasin, nähes probleemi, mis vajas lahendamist, mis iseenesest väga lahe, eks ole, et API oli siuke vaeslapste kingades seal, aga millega ma siis endale jalga tulistasin, oli nüüd järgmine roll, kelle käest mul kuskilt midagi küsida ei olnud, sest et eelkäijat ei olnud. Nii et siuke üks challenging aeg oli see ikka täiega ja ma väga palju sain tegelikult toetuda oma õpetaja teekonnale, selle haridusele, sest et minu sihtgrupp nüüd ei olnud enam tudengi, vaid olid sisemised ja välised arendajad. Aga kus sul see otsus tuli, et sa saad
4000 eurot palka, sa lood ise endale ettevõtte sees oma töökoha põhimõtteliselt omadel tingimustel ja siis sa otsustad ära minna ja proovida nüüd praktiliselt 500 euroga kuus nagu hakkama saada. Ja mul just eile õhtul tuli mõte, et ma peaks mingi artikli kirjutama, pealkirjaks on 500 eurost Porscheni, aga ma jälle see superaju, mis mul peas on, ei tunne piiri, et see on hea paralleel, et kui aju on sportauto, aga tal on papis pidurid, siis no lihtsalt see ei ole väga jätkusuutlik. Ja noh, ja tänu selle superajule ma siis saingi oma need kogemused seal Pipedrive'is sellised, kui ma sain, aga need papis pidurid lihtsalt lõpuks olid täiesti nii ära kulunud, et sain ise ka aru, et enam ei ole okei. Põlesin täiesti läbi ja ma võtsingi tegelikult ju sellest viimasest aastast ma esimese poole olin tegelikult sabbatical'il ka, et õnneks oli üks kolleeg, kes maja sees ka aprillist aasta lõpuni oli palunud sabbatical'il, ta sai selle ja see andis mulle võib-olla siukse julguse ka, et noh, ma küsin nagu 3 kuud lühema aja, et noh, ja sama kaua suht olnud, et davai, et kes saab mulle seal ei öelda, et ma suht sihuke, ega ma väga ei küsinud, ma suht ütlesin, et ma nüüd lähen pooleks aastaks. Aga ega ma siis ju jällegi puhkama ei jäänud, siis sündis Investeriin. Nii et noh, jälle ikka ei suuda nagu puhata ja siis, kui see kolleeg tuli samal 2. jaanuaril siis oma sabbaticalt tagasi, ütles, et ta ei teinud mitte midagi puhkuse ajal ja siis ma sain aru, et mingi okei, ta tegi õigesti. Samas ma ei saa öelda, et see halb otsus see Investeriin oli, sest noh, see on toonud mind täna siia. Ma arvan, et see, enne kui me Investeriinist võib-olla räägime lähemalt, ongi päris huvitav plokk on see vaimne tervis ja ma annakski ploki võib-olla Taavile siit üle. Jah, tegelikult tahtsin enne küsida, et kui sa Pipedrive'is töötasid, tulid sealt ära, hakkasid enda asju tegema, et kas sa vahepeal oled mõelnud ka, et minna tagasi palgatööle või IT-sse või äkki on sulle isegi keegi mingi pakkumise teinud? Ma olen käinud ühel tööintervjuul, kus üks inimestest kontoris tundis mu ära Investeriinuna ja siis ma sain aru, et ma pean ikka seda Investeriinu asja edasi tegema, et ma ei palgatööle, et see on väga okei variant minna tagasi palgatööle pärast seda, kui sealt on ära tuldud, seal ei ole mitte midagi piinlikku. Mina ütlen lihtsalt, et mul ei ole tulnud nii ägedat pakkumist, millele ütleks ei. Ja mis on salata, ma olen mõelnud selle peale, et kui ma peaksin minema või kui ma tahaksin, mul tekiks vajadus või tunne, et ma tahan, ma arvan, ma läheks kraabiks kõigepealt Lightyeari ukse taga, et see on selline mõte, mis mul on peas olnud. Elan neile täiega kaasa ja tundub väga äge ettevõte, kelle kasvule tahaks kaasa aidata. Nii et sellised on olnud need mõtted praegu, et see 4000 euro, noh, Jake enne küsis, et kuidas ma selle 4000 eurose brutopalga juurest ära tulin. See oli huvitav, sest kui ma selle paar viimast palka, mis ma sealt sain selle summaga, ma oleks oodanud endalt nagu teistsugust reaktsiooni, mingit tohutut õnnetunnet või mingit rahu või mingisugust, ma nüüd, ma ei tea, ainuke asi, mis võib-olla oli see, et mingi okei. Noh, cool, aga see peaks olema nagu teine emotsioon seal taga ja teades seda, et ettevõtjana see 4K pole nagu miskit ja täiesti humbline öeldus seda, sest et palgatöötajana sul on lagi ees, ettevõtjana sul ei ole lage ees. No õnneks minu teada Lightyeari inimesed kuulavad ka OTR-i, nii et siin oli väike vihje neile. Aga enne kui läbipõlemise juurde minna, siis küsiks hoopis sellise küsimuse, et päris palju on erinevad kogukonnast inimesed ütlenud seda, et finants, ütleme, haridust või rahatarkuse puhul on nii-öelda avalikkuse ees sellised vanad tegijad, et kõigil siin on portfellid üle miljoni juba, kõik räägivad, ma ei tea, raha kulutamisest, et sellised ma ei tea, nooremad või uuemad rahatarkuse edendajad ei saa pildile, et oleks aeg nagu nii-öelda verd välja vahetada, et mis sa sellest arvad, et kas see on reaalne probleem või ei ole? Pigem ma ütleks, et nendel uutel tulijatel jääb endal julgusest puudu või eneseusust. Et ma absoluutselt ei tunne, et ma kuidagi, Kristjan ütles kunagi hästi, kui ma midagi talle Messengeris seal või DM-is kuidagi rõõmustasin tema postituse üle ja ütlesin, et näed, et ma väike kala ka suurte kalade kõrval, ta vastas, et ei ole olemas, igal kalal on oma lugu. Ja kui sa oma lugu oled nõus jagama, siis ma arvan, päris paljud, kes sinu moodi meie follower'id on ju meie nägu mingit moodi või teistmoodi, et nad kuulavad sind, lihtsalt sul peab olema see lugu
nagu usutav ja niimoodi, et sa ise tahad seda jagada, et kui sa ise pelgad ja ennast väiksemaks pead, kui teised on, siis see paistabki niimoodi välja, et ma ja tegelikult siin on ka ju roll meedial endal, kes tihtilugu lähebki nende vanade kalade juurde ja mis on väga lahe trend, mida ma ise olen tajunud ja ma ju näen ka, kes mu poole pöördub, mis küsimustega, et praegu nii-öelda need vanad kalad suunavad uutemate kalade poole või siis nii-öelda väiksema portfelliga inimeste poole. Et see on ka tegelikult kogukonna enda teha, julgustada. Mina praegu näiteks elan täiega kaasa Põlvas baseeruva Ilona Tinti rahatarkuse kogukonna, mis on naistele mõeldud asjale kaasa. Mul ei ole seal mitte mingisugust sponsoreeritust, mitte midagi. Ma lihtsalt elan sellele tohutult kaasa ja tõstan seda oma platvormil nii palju, kui ma saan, sest ma ei kaota sellega midagi. Kogukond võidab, kõigile mina ei meeldi. On hoopis Ilon on nende jaoks palju ägedam karakter, keda alt üles vaadata ja kelle moodi olla või kelle moodi toimetada või kellelt nõu saada. Et ma tunnen, et meil oleks rohkem vaja neid rahatarkuse jagajaid just, et me saame ise ka tegelikult päris palju ära teha, et tõsta neid. Jah, olen nõus. Samas ma ise olen tähele pannud seda, et nimesid nimetamata, aga on päris mitu nii-öelda uut juba rahatarkuse jagajat kui ka vana kala, kes on kas siis vaimselt või füüsiliselt nagu läbi põlenud, proovides siis ütleme seda rahatarkust edasi anda, et kui me räägime sinust, et kas sa tunned, et ütleme see rahatarkuse puhul see läbipõlemine on ka toimunud või see oli ainult seotud palgatööl läbipõlemisega? Mul psühholoog küsis hästi, et ma kuulan sind, Riin, praegu. Ma kuulan, mida sa mulle vastad ja sisult, mida ma kuulen, on see, et sa tõstad Eesti rahva rahatarkuse kõrgemale enda vaimsest tervisest, mida ma tegelikult ka selle suvega ikka väga tegin, mis oli siis juba mitte jäämäe tipp, vaid lihtsalt selle asja juba lõpp, et ma juba olingi täiesti juba murdumas selle koormal, mida ma ise endal tegelikult olen võtnud ja väga raske on ennast pidurdada, eriti kui sees on niisugune õpetaja hing, nagu mul on ja mul on see missioonitunne ja mul on väga raske öelda ei mingitele projektidele, kus ma näen, et see kasutegur oleks tohutu, just mõeldes selle peale, kus ma ise olin ja mis lollused ma rahaga tegin noorena. Kui on võimalik mul kasvõi mõnele seal saalis juba mingisugune äge mõte pähe panna, et nad suudavad, et nad saavad, nad võivad, neil on selleks ruumi ja mahtu ja tarkust ja kõike eeliseid, siis nii raske on sellele nagu ei öelda. Nii et jaa, rahatarkusega kindlasti esimese satsini ma põlesin läbi ja ma ütlen, see Investeriinu konto Meta poolt kinni panemine täiesti nagu oleks, ma ei tea, keegi kuskil selle ära sättinud niimoodi, sest kui seda ei oleks kinni läinud, ma ei tea, kas ma oleks suutnud võtta aega nüüd augustis näiteks niimoodi maha. Ma tõesti ei oska sellele vastata. Et see mõnes mõttes silver lining on see, et ma sain oma vaimset tervist veidi rohkem hoida. Aga mis hetkel sa nagu tundsid, et sa oled nagu läbipõlemise äärel või mis olid esimesed nagu märgid ja kas sa tagantjärgi oskad neid vaadata või sa tundsid juba sel hetkel, et midagi on nagu valesti, aga ikkagi tulistasid edasi? Siin jooksevad kokku nüüd kaks teemat, mis siis lõpuks tulid nagu ühte, et mis see põhjus on, miks ma ei suuda nagu pidurdada ennast, miks ma ei suuda aru saada, et okei, nüüd aitab, sest et kuidas ma aru sain, et nüüd on juba jama, muidugi, eks ole, minu psühholoog oli peegel, ütles ka, et Riin, et mul ei ole suga mitte midagi siin teha. Kuniks sa ennast nagu tagasi korraks ei tõmba selle tööalase asjaga, siis ma võin ükskõik mida sulle siin rääkida. Kui sa samamoodi jätkad, siis head nahka siit ei tule. Aga mida ma tajusin enne, kui siis mul see peegel seal vastas seisis ja seda mulle ütles, oli, et mul oli nii palju olukordi, kus sisemine diskussioon oli selline, et okei, ma tõesti ei jaksa, ma lasen aurude peal praegu, aga siis kuidagi sisestad endale, et ei, sa oled ise selle tee valinud, see on nii äge projekt, vaata, mis inimesed sul ümber on, kellega sa mida teha saad, kus sa saad esineda, kes sind kuulavad, mis on need võimalused, et kogu aeg oli see, ole tänulik, võta vastu, be humble, kogu aeg oli see sisemine motivatsioonikõne, et okei, et nagu ma olen ise selle valinud, ma pean seda tegema. Mis ma saan tänulik olla ka ilma selleta, et ma ei pea kogu aeg ennast ribadeks tõmbama. Ma arvan, see suvetuur
üks kõige ägedamaid asju, mida me miljoni neiuga seal suvel ka tegime, käisime üle Eesti ja möllasime ja rääkisime rahatarkusest. Et see ongi see, et sa panedki ka võib-olla ennast olukorda, kus sul ei ole võimalik ja sa ei taha justkui eemale astuda. Samas mõtled, et ma ei ole mingi Taylor Swift, eks ole, ma siin jätan kontserdi ära ja siis on mingi miljon inimest on pettunud, on ju. Et tuleb nagu seda ka endale vahepeal meelde tuletada, et ma arvan, see oli üks märk, kogu aeg see sisemine tagant tõukamine. You have to do this, be humble, expect it, tee seda, nii edasi. aga ma saan aru, et siis põhimõtteliselt kogu see läbipõlemine viis lõpuks selleni, et sa said ATH diagnoosi, et kas see teekond oligi selline, et sa põlesid läbi, siis hakkasid nagu analüüsima, et miks see juhtus või keegi aitas sind ja siis said selle diagnoosi või kuidas see välja täpselt nägi? Ja see oli 2022, kui ma olin Investeriinu vist teinud juba mingi üle poole aasta ja oli, aina kasvas ja läks aina ägedamaks. Ma tegin seda ju täiskohaga Pipedrive'i kõrvalt. Siis küll veel selliseid avaliku esinemise teemasid ei olnud, kus on vaja käia ja liikuda, pigem oli siuke statsionaarne töö. Aga mida ma märkasin, oligi see, et ma ei suuda enam elevust tekitada ja Pipedrive'i töö puhul mul ei olnud seda sisemist kõnet, et okei, sa oled ise selle valinud, sa oled tänulik ja nii edasi. Ja siis ma võtsin ju selle sabbaticali ja selle sabbaticali ajal ma läksingi ise psühhiaatri vastuvõtule, küll teises praksises, kus ma nüüd käisin ja rääkisin, et nagu ma ei tunne, et mu aju on normaalne. Et ma räägin teist, ma olen avatud, ma ei ole kunagi peitnud oma emotsioone, tundeid, mõtteid, lähedaste kõik arutad, küsid, las nad peegeldavad sulle. Nad ju oskavad siin paremini vahel jälgida, kui ise oskame. Ja siis ma läksin ja ma tegin seal ka mõned selle QB testi ära, aga ma olen ju tubli tüdruk, ma tulen sellest põlvkonnast, kes teeb kõik ära, teeb viieliselt ära. Ja tagantjärgi pole ime, et mul hinded olid 5 ja käitumine koolis rahuldav, on ju. Et mul oli ajul kogu aeg vaja mingisugust sisendit ja anda mulle see QB test, mis sisult on see, et sul tuleb mingisugune image ekraani peale, sa pead näpuga andma märku, kui ta on 2 korda järjest, eks ole. Mul oli väga lihtne hüperfokusseerida mingi ülesande peale ja ilmselgelt see oli flying colors, ma tegin selle testi mingi viieliselt ära. Ja siis tollane spetsialist ei näinud seal midagi erilist ja sinna see jäi, aga see tunne enda sees, ma olen tark inimene. Ma näen, et see ei ole normaalne. Ma näen, kuidas teised neurotüüpilised toimivad, aga ma ei saa ju ise ennast diagnoosida. Kuidas ma ütlen ise, ma nüüd hakkan kelleks, eks ole. Ma ei piisavalt tark ka selle jaoks, eks ole. Ma ei lähe internetti ja ma ei hakka seal guugeldama, et huvitav, mis, eks ole. Sa võid seal igasuguse sümptomiga endale, ma ei tea, kõige hullemad katkud külge märkida. On ju. Et see esimene läbipõlemine, ma hakkasin nagu vaatama, et see ei ole ok. Ja nüüd ma olin juba siuke, kui ma selle psühholoogi käest ka info sain, et kuule, et mine palun räägi uuesti, et see ei ole ok. Et see pigem oli siuke väline, ise märkasin ja siis sain välise sisendi, et mul võib olla tõesti, asjal on jumet nii-öelda, et midagi on. Ja miuke kergendustunne see oli, kui ma lõpuks sain, okei, nüüd ma saan aru. Kas sul on mingisugused, ütleme pärast seda diagnoosi ja läbipõlemist ja aja mahavõtmist, kas sa oled endale loonud mingisuguse süsteemi või kuidas üldse toime tuled, et seda läbipõlemist uuesti ei juhtuks? Ja. Minul toimib väga hästi see, et ma hüppan korraks tagasi sinna seda, kuidas siis see diagnoosimine käib, on see, et sa psühhiaater vaatab sind, kuulab sind, räägib sinuga. Seal oli 5 minutiga selge, et okei, et siin pole küsimustki, aga siiski sa pead tegema ka selle diiva testi, kus sa pead reflekteerima siis end kui last, kes on siis põhikooliõpilane umbes seal vanuses ja siis täiskasvanuna. Ja mida me siis arstiga panime tähele, on see, et mida sul lapsena väga palju on struktuur. Kool algab see kell, siis on see tund, sul kogu aeg info vahetub, sul on loodusõpetus, sul on matemaatika, siis vahet riidera, mine kekasse, eesti keel, kogu aeg ja struktuur. Mina käisin ka veel võrkpallis, ma käisin 9 aastat muusikakoolis klaverit õppimas, sinna pane veel muusikajaluga solfeggio veel juurde, et selline pidev go, aga nagu hästi struktureeritud ja lapsena ma ei mäleta seda läbipõlemist, vaid sest et see struktuur toetas niimoodi, et ma sain aru, millal ma pean nagu toimetama ja millal ma saan nagu puhata, et see oli hästi paika pandud. Too siia nüüd Pipedrive'i juurde. Õppejõuna ma seda ei märganud, sest et jällegi loeng algab, loeng lõpeb, loeng algab, loeng lõpeb. Pipedrive'is aga persetunde keegi ei loe.
peaasi, et töö on tehtud. Mis tööd sa teed, sa ise mõtled välja, et see oleks kasulik, et see täidaks kõiki eesmärke, mida ettevõte on selle pilleri jaoks nagu sinule ette pannud, eks ole. Noh, et jälle hakkas tulema sisse see, et mul ei ole struktuuri ja noh, kui sa tuled nagu töölt ära ja sa pead ise absoluutselt kõik struktuurid ise looma, siis ma tajusin seda, et mul on vaja struktuuri. Seega nüüd on mul sellised nipid, mis ma kaasa olen võtnud, mida ma nüüd katsetan, et see on suhteliselt värske, ma ei ütle, et see on mingi A ja O, lihtsalt see, mis minu jaoks toimib, on, kui taimer käib, siis on tööaeg, kui taimer ei käi, siis ei ole tööaeg ja teen seda 50, 10, see on Pomodoro meetod sisuliselt ja mul on vaja sellist vaheldust, minu aju, mis ka kergendust andis hästi. Ma isegi ei hakka mõtlema selle peale, et ma pean nüüd 10 minutit lihtsalt kuskile passima. Mul on vaja mingit sisendit ja see on okei, sest kuhu ma ei tohi laskuda, on see negatiivne mõttemuster. Et sul tuleb mingi ülesanne, sul on frustratsioon, sa jääd sinna lukku, kõik on halb, kõik on nõme, ma ei oska, mida ma üldse teen, täielik impostor, lõpeta ära, et ma pean kohe selle signaali ära vahetama millegi ägedaga. Ja näiteks, kuidas ma kodus koristan? Võib-olla mõni inimene alustab nõude pesemisest, siis paneb pesud pessu või põranda tõmbab tolmust puhtaks või pinnad puhastab ära. Mina olen see, et seal on käärid vedelevad, viin käärid sahtlisse ära, siin on mingi see asi, lähen selle teine asja ära, siin on saapad vedelevad, panen selle, paneks tolmu, noh, ja ma lubangi endal niimoodi teha, sest lõpuks saavad ikka kõik asjad tehtud. Mul ei ole mingisugust tähtaega, milleks peab see elamine nagu korras olema. Et ma luban enda ajule seda tegevuste vaheldust, aga et ma pean ka aru saama, et ma ei tohi minna nagu fanaatiliseks, et kui ma juba näen, et ma mingisuguse tegevusega, lihtsalt juba silmad on nagu mingisugused, enam ei pilguta ka, et siis tuleb hakata nagu eenduma sellest, et sa pead ära ise tajuma, et see läheb nagu üle piiri. Ja mis on okei, on ka flow, et kui sul tekibki see flow mingisugune, näiteks kui ma kirjutasin seda kuukokkuvõtet, mul tõesti jutt voolas välja minust, ma tahtsin seda teha, et ma siis ei piira ennast, okei, ma pean nüüd 10 minutit puhkama, aga ma pean ka aru saama, et kus läheb nagu üle piiri. Et see on kindlasti mind väga palju aidanud ja see raamat, mida ma praegu loen, ma praegu siin, aga see on ATH 2.0, kus siis mulle populaarteadus ei meeldi, mulle meeldivad teaduslikud artiklid tervise kohta, mis baseeruvad reaalsetele uuringutele, kus on siis kirjas autor et al, kus see välja toodi ja loen sealt raamatust ja seal on väga palju ka neid näiteid ja põhjendusi, et mis on siis seal ajus toimub ja kuidas mina saan seda ära tunda ja siis sellega adjust ida seda, mida ma päevas teen. Et praegu ma olen väga rahul oma selle protsessiga ja mulle väga meeldib struktuur, aga mul on väga keeruline seda endale tekitada. No mis sa arvad, kas ütleme, see ATH on kuidagi mõjutanud ka sinu investeerimisotsuseid ja kui on või kas sa oled midagi muutnud pärast seda, kui sa selle diagnoosi said või sul on juba algusest peale mingi struktuur olnud ja see ongi aidanud portfelli nagu hästi juhtida? Jah, ma ütlen, et mulle sobib indeks investeerimine, ta on väga selge, väga struktureeritud, väga konkreetne. Riskid on ka madalad, et ma ei lollita ei ennast ega oma rahakotti nende otsustega. Ei tunne, et mul oleks selle osaga probleemi. Pigem on probleem selle, mina nimetan siis võlakirjad, laenud, kinnisvara, seda aktiivsemaks portfelli osaks. Pigem sellega, kus on näiteks, et kui tulevadki need pakkumised asjad välja, et ma nüüd päriselt nagu süveneksin sellesse, mida seal kirjutatakse, et seda keskendumistunnet, sest kui sul järsku sa ei saa aru, mida sa loed, siis on juba ajul on siuke, et mingi läheks nüüd edasi, teeks midagi muud, et võib-olla see mind hoidnud ka mingite otsuste tegemiselt, et ma ikkagi veits ikka vanakoolin sees, et pelgan siukest, mis on uus. Aga ma arvan, et see pigem toetab, eriti nii konkreetselt struktureeritud nagu üks indeks investeerimine. See on parim, ma arvan, minu ajule. Ma arvan, et nüüd ongi õige hetk, et audiitor Marko võtab sinu portfelli ette ja toob plussid ja miinused välja. Oh no, mul on Excel väga kole. Nii, mul on su portfell ette võetud ja hakkan järjest küsima. Tegelikult tahaksin alustada sellega küsiks, et nüüd sa oled tükk aega investeerimisega tegelenud ja eks see, kus sa alustad tavaliselt, see, kus sa täna oled, on alati nagu kaks täitsa
eri mõttemaailma tihtipeale ja see, kus sa oled 5 aasta pärast, on ka väga erinev sellest, mis sa täna arvad, aga räägi, mis su tänane nagu investeerimisfilosoofia on, et kuidas sa näed enda investeerimisstrateegiat, mis sa arvad, mis sa teed õigesti, mis struktuuri sa oled enda jaoks valinud? Väga põnev on praegu. See, kus ma alustades olin, kus ma täna olen, et see pidev kasv või see learning curve on hästi järsk olnud, eriti seoses selle blogi kirjutamisega, kus ma igakuiselt siis pean ka analüüsima, mis ma arvan, et see ongi see tänuväärne koht, et kas ma seda muidu nii süvitsi teeks. Ma ei tea seda, et see on niisugune käsi peseb kätt olukord ka minu jaoks, see blogis kokkuvõtete kirjutamine. Ma arvan, et selliseid suuri vigu ma praegu veel teinud ei ole või et minu strateegia on väga alustaja näoga või siis passiivse investori näoga. Mulle väga meeldivad indeksid. Ma olen valinud 1 ja nagu 2 fondi, kuhu ma siis aeg-ajalt investeerin. Ja võtmesõna on järjepidevus, ega seal muud ei olegi, et indeksiga muud moodi sa mäele ei saa, kui sa turul sees ei ole läbi selle. Väga põnev on olnud minu jaoks see, et mida laiem on mu network, mida rohkem ma suhtlen, mida rohkem ma kuulen, mis toimub, siis on ka võimalus olnud valida oma portfelliga varaklasse või instrumente, mida ma muidu ei kuuleks või ei näeks, et ma õpin ka seeläbi. Et see õppimine on nagu on niisugune võtmesõna, ma arvan, kogu selle protsessi käigus. Ja kuna ma olen piisavalt konservatiivne ka, siis ma ei kujuta ette, mis see peab olema. Isegi kui ma ei tea, Apple'iga peaks midagi maailmas juhtuma, eks ole, meil on seal kõrval siis veel 4 suurt monstrumit, kes seal parasjagu siis selle üle võtavad selle indeksi suure osakaalu sealt, et see on nagu niivõrd minu jaoks niivõrd lollikindel asi, et julgelt edasi panna ja vaadata siis, mis mujal toimub, aga siis mingisuguse nii-öelda väikse osaga siis oma portfellist katsetada ja vaadata, kus mul meeldib, kus ei meeldi. See kasvu poolest, kus ma olengi tulnud, on ju see, et kus mul kinnisvara alguses oli hurraa, väga meeldib, nii tore. Nüüd vaikselt hakkan tundma, et ja seda üldse mitte turgudega seoses, et mitte isegi seda, et mul kogemus on ju väga hea olnud sellega kapitali kasvuga justkui, aga ikkagi hakkad tajuma ennast ja saad aru, et ikka mingid asjad ei sobi, aga neid ei saa enne teada, kui sa oled asjas sees. Väga raske on kõrvalt hinnata, et kuule, see varaklass on nõme. Mis su kogemus on sellega? Ei ole. Ja et sinu puhul on nagu see äge, mis ma kõrvalt näinud olen, et sa oled nagu studeerinud päris palju seda, kuidas see teha ja milline strateegia võiks sobida, sa oled samas ka katsetanud asju, aga sa oled suutnud välja valida enda jaoks strateegia, mis sulle nagu töötab, mis sisuliselt on peamiselt järjepidev indeks investeerimine ja kõrvalt väikse osaga ka mingeid muid asju nokitseda, aga ikkagi suurem pillar on see indeks, mis on asi, mida ma ei teagi, mina vähemalt enda puhul ütleks, et tahaks ka midagi selle poole rohkem, aga ikkagi päris nagu nii hästi ei ole suutnud seda nagu rakendada või et minu portfell näeb hoopis teistmoodi välja. Aga mõned kiired küsimused ja faktilised vastused ka, et siis täidame neid faktianulisi kuulajaid ka. Et mis aastast sa loed, et sinu teadlik investeerimisteekond hakkas? 2021. Mis pallipargis või mis numbri sa välja tahad öelda, ise vali, et mis on sinu investeerimisportfelli netoväärtus? Kuidas ma ütlen, et seda küsiti festivalil ka, et see artikkel, mis sai aasta tagasi kirjutatud, see kehtib veel täna ka. Et Triinu teekond veerand miljonise portfellini, aga eks ta siis on natukene sealt kasvanud ka vahepeal. Väga hea, jah. No siit tuli nagu number ära. No see OTR.ee, palun väga, mu portfell on sendi peal kõigile näha, nii et tule tasuliseks lugejaks ja sa saad, ei ole enam mingid saladusi. Ja seal me tõesti ei varja nagu midagi, et absoluutselt. Mis on su investeerimisportfelli selline keskmine tootlusmäär? Seda mul ei ole aimugi. Ma tõesti ei tea seda, mu mingi vahe oli niisugune to-do listis oli, et okei, arvuta nüüd see XIR ära, et arvuta. Aga ma räägin, et see keskendumine, mida nõuab portfello kasutamine, see on mul kogu aeg kuklas, ma tean, et ma pean selle ära tegema, sest sealt ma saaksin kohe näha, et okei, vali mingi periood, plaks on sul vastus olemas, mis iganes küsimusi sul veel on, et seal on seda
datat nii palju, mis sinu eest need arvutused ära teeb, et ja see on üldse igaks juhuks, kes kuulab, disclaimer, keegi ei käski mul seda öelda, ma ei saa sellest mingit tasu, vaid ma lihtsalt oma peas mõtlen, et keegi on välja mõeldud tööriista, miks ma seda ei kasuta. Nüüd on see on see minu ja minu aju vaheline vestlus. Mis on sinu selline rahavoo tootlus kuine või aastane, mis on selle lähim eesmärk? Ma oskan ainult öelda seda, et ma sooviks, et mul oleks see passiivne kuu keskmine tulu, mis tuleks, oleks 500 eurot, on selline praegune eesmärk ja vaikselt liigun sinna poole. Aga kuna ma siuke indeksi usku olen ja tegelikult mulle dividendid ja intressid väga, ma ei fänna neid, sest et nad nõuavad sult kogu aeg tähelepanu, aga lihtsalt seal aktiivses portfelli osas ma ikkagi toimetan nendega. Et see indeks, mis ma valinud olen, ei maksa intressi üldse ja praeguses faasis oma investor teekonnal ma tegelikkuses ei soovi üldse portfelli tarbimisse võtta nagu igapäevaste kulude katteks, vaid selle ma teenin oma aktiivse tuluga. Et siin on see küsimus, kelle jaoks on finantsvabadus, kelle jaoks on finantsmugavus, on ju, et vali sa see sõna. Mis on sinu, võib-olla sa vastasid selle ära, mis on su lemmikvaraklass? No vaieldamatult indeksaktsiad. Need on nii lihtsad ja nii loogilised ja need riskid on seal nii hajutatud, et ma ei suudaks elu sees seda ületada ja kui me vaatame seda mõtet, et turg võidab alati, meil on ju institutsionaalsed investorid ka, kes võib-olla mõnes ajalõigus suudavad ületada indeksi performance'it, aga sisuliselt, kui me vaatame ikkagi ajaloolist seda, et mida sa leiutad, kui see on juba ette tehtud, on ju, et kui on juba aega, raha ja riskivalmidust rohkem, siis ma ei ütle, et see võiks kunagi muutuda, aga täna lihtsalt see tundub minu jaoks kõige lemmikum paraklass. Et investeerimises öeldakse, et on kolm nurk on selline 3 tähtsat asja, et üks on see, et kui kapital, algkapital põhimõtteliselt, mis nagu portfelli juurde tuleb, siis teiseks asjaks on tootlus, protsent, ehk et kui palju selle kapitali tootlust suudad teenida ja kolmas on aeg. Et kui sa nagu need 3 tükki arvesse võtad ja keriksid 50 aastat edasi, mis sa arvad, mis su vara väärtus olla võiks? Selle ma hõikasin kuskil podcastis välja ka juba, et kui ma midagi pekki ei keera, siis 50. eluaastaks võiks juba 1 miljon koos olla küll, et kui ma midagi lolluseid ei tee. Nii et seal 60-70 tuleb see liitintressi kalkulaator välja mõelda ja vaadata, et aga huvitav on see, et mul ei ole nagu sellist, nagu mõnel inimesel on, et okei, peaks nüüd kuskile summani välja jõudma, et mul on nii palju olulisem praegu kujundada oma elu selliseks, nagu ma igapäevaselt elada tahan, et mul oleks iseendaga hea olla, et mul lähedastel oleks minuga tore olla, et mu sõbrad tahaksid mu kokku saada, et mu kolleegid austaksid mind, sest ma olen ise normaalne inimene. Et mul on nagu see palju olulisem praegu võrreldes sellega, et mis see portfelli number on, et täna ikka veel tundub minu jaoks nagu täiesti müstika. Okei, mul on see number seal, päris kena number, aga see nagu, mida ta mulle hetkel annab, ma ei võta seda ju välja, ma ei rakenda seda ju praegu suures osas, eks ole, kes blogi nüüd viimast loeb, siis saab aru, et ma veits ikka rakendan ka, aga midagi peab sinna osasse ka jääma. Et leida seda ja ma vihkan seda sõna tasakaal, seda ei ole olemas, sul on faasid elus, sul on nagu mul oli see 500 euro kuus faas, et mul ei vaja seda enesekindlust pärast palgatöölt äratulekut, on ju. Nüüd on nagu teistmoodi, et väga kenad investeeringud seal on, aga mul on palju olulisem see, et milline mu iga päev välja näeb. See on niisugune väga põnev, hästi põnev ja raske, aga mitte nagu ma ütleks pigem isegi keeruline, aga mitte raske, hoopis niipidi ütleks. Ja et miks ma neid küsimusi küsin, ongi, et alati, kui käia need terve rida küsimusi läbi, see annab hästi hea sissevaate, milline investor sa oled ja mille peale sa rohkem mõtled, mille peale mitte. Kuidas sa õppetundide pealt õppinud oled või vigade pealt, kas sa oled teinud suuri vigu ja kui oled, siis mis sa sealt kõige rohkem kaasa oled võtnud? Kui ma mõtlen seda viga, eks ole, ühe ma tõin selle välja, kus ma selle 5-kohalise kroonisumma siis lihtsalt taevasse lasin, et ma tunnen, et võib-olla kui see umbusk oleks varem kadunud
selle investeeringute osas või kui ma oleksin varem ennast osanud ümbritseda inimestega, kes rohkem räägivad rahast, sest ma ütlen ausalt, Pipedrive'i ajal hakkas see alles see minu kõrvu nagu jõudma, seal oli Slacki kanalis oli investeerimise eraldi grupp, eks ole, kus sai ka ju arutada ja rääkida, et seda ma ei teagi, kuidas ma oleks saanud seda tegelikult teistmoodi teha. Ma tulen Kesk-Eestist, väiksest tavalisest perest, väiksest tavalisest koolist. Väga huvitav on see, et ma lähen kohe Inglise kolledžisse, lähen esinema ja ma tahtsin sinna kooli kunagi sisse saada, ma ei saanud. Nii et ja nüüd ma lähen sinna lavale, et juhendada siis neid noori, mida full circle'i momentit, eks ole. Et siukseid suuri pläkke ma tänaseni teinud ei ole või ma vähemalt ei tea veel, et ma oleks neid teinud. Ja ma tunnen ka, et need aktiivse portfelli osad, mis mul on, ma olen teinud nad selle otsusega, et kui ka see peakski täiesti uppi minema ja läheb nulli, siis mul ei juhtu sellest mitte midagi, lihtsalt see on lesson learned ja liigun edasi ja edaspidi olen targem, et sellist riskide hajutatust ma olen ikkagi ka praegu juba rakendanud, et ma olengi võib-olla õppinud seda, et see rahulikult enda kuulamine, et sa ei tee teiste järgi asju, vaid sa teed ikkagi lõpuks ise, et sa tunneksid iseennast kõige mugavamalt. Ma arvan, see on nagu üks suurimaid õppetunde, et võib-olla see ongi see eelis, miks ma nii hilja alustasin, et ma ei ole mõjutatav väga. Ma olen positiivses mõttes mõjutatav, aga ma ei ole niimoodi, et keegi ütleb mulle, tee nüüd, or else ma ei ole su sõber, on ju. Siis sellist asja lihtsalt ei juhtu praegu. Aga jah, selline generatsioonide ülest muutusi teha võtabki kauem aega. Et sina siis võib-olla esimene oma pereahelas, kes siis nagu sellise muutuse on teinud, et selles mõttes on tore. Aga mulle meeldis, kuidas sa rääkisid, et sa mõtled ikkagi rohkem tänasele päevale ja milline su elustiil ja harjumused täna on, nii et võib-olla räägikski paari sõnaga nagu nendest asjadest, siin annan jutu lõime Jake'ile edasi. Ja, kõige populaarsem teema, mis Riinu puhul ikka on autod ju, et võtame kohe selle ette, et sa andsid OTR-is välja postituse, kus sa siis rääkisid enda autodest, et sul oli kõigepealt see Audi Q on ju, Jeep Wrangler, siis oli Volvo S60 ja tõdesid, et lõpus, et tegelikult autot polegi vaja, et saab ju ilma hakkama ja see on finantsiliselt mõistlikum. Ja nüüd loeme uut postitust ja sa oled 16 000 eurost endale 2007 911 Carrera S Porsche ostnud, et kuidas sa nii soodsalt siukse Porsche üldse leidsid endale ja mis selle lugu on? Ei, see ei ole ikka nii soodsalt ei saanud, et see on pigem niisugune kokkulepe ja seal neid summasid veel veidi liigub ikka. Aga see lugu oli väga järsk tegelikult, et ma olin seda planeerinud küll ja ma olin seda järsku manifesteerima hakanud, sellepärast, et mul see Willise müügist sai, ma nimetan oma Wranglerit Williseks, sai sel suvel 5 aastat ja ma kuidagi tundsin, et ma ei surunud sinna uut seda niisugust, parema sõna puudumisel hobiautot või sellist, mis mul reaalselt paneb niimoodi, et sa lähed nii parklast kaubanduskeskuses või ka kodus selge ees lähed nagu toa ukse poole, sa saa lihtsalt ümber keerata, see auto on lihtsalt nii ilus. Ja kui see võimalus mul tuli, siis Taavi oli juures sel hetkel, kui see võimalus tekkis, ta võib-olla. Tema oli siis tunnistajaks, et ma olen mingi, oh my god, mida pekki, et ja siis ma ikka suht ruttu haarasin härjal sarvist ja huvitaval kombel ma olen proovinud nüüd metatasandil jälgida seda, et see summa, mis läheb justkui ühe auto ostuks, nagu auto, see on nagu, investeeringuks saab võib-olla 911 veidi pidada, aga kuniks ma seda kasutan ja see kulub, siis ma pean, see on nagu ikkagi kulu osa, mitte siuke otseselt investeering ja eriti veel, kui ma ei plaani seda maha müüa. Et mis investeeringust me siis räägime, on ju. Võib-olla siis nendele, kes siis minu kraami nagu pärivad kunagi. Ja see on huvitav, kuidas mind absoluutselt ei mõjuta see summa, mis selle auto eest välja läheb. See on kuidagi ootamatu, samal ajal 5 aastat in the making, nagu läbimõeldud asi. Sest ma räägin see, et ma Willisega seal kapoti all mingit elektrijama taga otsisin, õppisin joodimise selgeks, ma viskasin siruli auto alla, tegin seal solenoidi ja starteri vahele kruvikeerajaga nagu elektrisilla, et ta käivituks, eks ole, 100 korda olin kässari tõbanud lõpuni välja, et jumalast mul otsa ei veereks. Et sellist nagu fanatismi, superaju kindlasti mängib seal ka rolli, aga et see ei ole lihtsalt, et nüüd tekkis mingi ägeda asja ostmise võimalus, vaid see on nagu selline juba
next level isiksuse tasandil otsus. aga kas sa kuidagi vaatasid läbi oma portfelli ka, et ma ei tea, mitu protsenti see su portfellis nagu on, et kas see on, või see ei olnud üldse nagu ratsionaalne mõte, et see oli lihtsalt emotsionaalne, et ma tahan Porsche't, mul tekkis võimalus, ma ostan ära selle. Jah, täitsa võib-olla mitte üldse humble vastus praegu, aga ma nagu ausalt ei mõelnud selle peale, et see on mingi protsent mu portfellist või mis nüüd saab või kuhu see kahaneb või ma olen 36 täna, ma jõuan seda aktiivset tulu teenida lõpmatuseni siin elus, kui ma tahan ja sisuliselt, ma ei tea, 10 sellist autot osta, lihtsalt ajakulu, mis oleks võinud kuluda või see unistamine oleks kuidagi siis pikenenud või ma oleks pidanud veel ootama, et seda masinat siis lõpuks enda nagu omanduses saada, et see tundus õige hetk ja emotsionaalne pigem kui ratsionaalne. Marko, sul oli küsimus? Ja et selle emotsionaalse otsuse saab alati väga ratsionaalselt nende jaoks ära ka põhjendada, et ma ei tea, kas te olete näinud neid meeme, kus on kutsutakse mingi selle asja nimi siis nagu näiteks car brain või sa hakkad tegema seda matemaatikat, et endale see ära põhjendada. Ja siis on olemas nagu golf brain, et kui sa golfi mängid, sa alati põhjendad ära, et ma saaks nagu uued golfikepid osta. Et ma ütlen, et ise ka olen selle sama teekonna läbi neid proovinud ratsionaliseerida neid oste ka, aga nii kaua kui ikkagi nagu laenu ei võta ja kuskilt enda finantsilist seisu nagu oluliselt ei halvenda, siis mingid asjad nagu elus tuleb ära ka teha, et ma pigem kutsun seda ise süsteemist välja laskmiseks, et mingid asjad tuleb läbi lasta süsteemist, enda siis süsteemist, ajust. See on nagu eksoost või? No lihtsalt, et kuna sa neid asju veel teed, mis ajal, mis vanuses, kas tegemata jätmine annab sulle rohkem nagu meelerahu lõpuks kui see, kui sa asju ära proovid. Jah. Et selles mõttes see otsus, et see portfellisse raha nüüd tuli selle jaoks, mul on niikuinii otsus, et ma portfellist ei ela praegu, et ma elan aktiivsest tulust, siis tuleb lihtsalt rohkem teenida. Kõik. Ja ega lõppkokkuvõttes ongi ju, me ju investeerime ja kogume seda raha, aga kui me ei kasuta seda ja ei kasuta seda elamiseks, siis mis mõte selle raha kogumisel tegelikult ju üldse on. Aga kui see on nüüd kuu aega sul olnud või kauem juba? Teine kuu jookseb praegu, teine kuu. Tunned, et see esimese armumise tunne on endiselt sees veel? Absoluutselt, ma ei tea, kas üldse ära läheb, et ma tean seda, et Marko raputab pead. Ma ju tean, et ma talvel sellega ei sõida Eestis, vähemalt mitte. Ja et ta läheb ikkagi mingi hetk sinna talvekorterisse ära ja see teades, et see aeg on üürike, mis ma olen väga tänulik, et see juhtus veel, et ma saame paar kuud see aasta juba sõita sellega. Et ma ei tea, millal see üle läheb, sest see on lihtsalt, see on nagu 911 on auto maailma nagu, ta ei ole küll Ferrari, aga ta on nagu, kogu mis see saab veel parem olla. ma ei suuda praegu ühtegi paralleeli tuua sinna asemele, et kindlasti on igasugu ägesaid modification'e, mida sa saad autodele teha või mingid tuusad, ralli, mis iganes sa saad sinna teha, aga ma arvan, et ma leidsin praegu selle auto, mis ei lähe müüki ja mis jääbki mulle. Kuniks ma elan ja hingan, et see love at first sight, ma arvan, kestab veel päris kaua. No see on nii ilus, ilus. Aga sa üsna hiljuti vaata ostsid ka selle kahetaktilise KTM-i, et kas see pakub sulle samasugust emotsiooni või Porsche on ikkagi nagu hoopis teisest tasemest? Nad on erinevad. Kui üks annab sükesest vaimule niimoodi nagu edasi liikumine, aga sa saad samal ajal mõelda, sa saad protsessida, sa saad samal ajal muusikat kuulata, võib-olla mingit podcasti või lihtsalt imetleda kuskil seal Järvevana tunnelis siduri alla vajutada ja gaasi anda, eks ole, et kuuled, on ju. Aga krossikaga on ikkagi see, et see on kehale ka, sa peadki olema hetkes, sa ei saa muule mõelda, see on niivõrd ohtlik, kui sa lähed ja oma mõtetes kuskil kulged, sa võid lihtsalt endale väga-väga haiget teha. Et need on minu jaoks täitsa erinevad. Aga kui ma peaks nagu valima, kumb number 1 on, siis Siin vist ei ole küsimustki. siin ei ole küsimustki, aga et krossikas on siuke äge hobi, aga ma ütleks, et see 911 on juba sinna siuksesse elustiili moodi, mis on mulle veel väga harjumatu, aga see on mingi äge talu algus. Ja nagu väga äge, ma nägin ju seda story't ka sul Instagramis, kus olid, et nii sain proovida Porsche sõitu, nüüd ma manifitseerin endale seda ja
ja nüüd paar kuud hiljem sul ongi see olemas, et tundub, et Ja, see ja. sihuke mõtteviis viib asju nagu lõpuni. Mul on story sellest, kuidas ma liigun sellest autost eemale ja ütlen ka, et noh, nüüd tuleb tagasi nagu pööbliellu tulla ja et someday it's gonna happen. Ja noh, mis sa salata, eks see Audi sai suht ruttu selle unsubscribe'i oma uudiskirjale, kui ma selle Porsche sõiduga lõpetasin. Väga hea. Sorry Audi. Kas meil kellelgi veel on mingeid küsimusi Riinule? mis veel sul sellised investeerimisvälised hobid täna on, et või kired või armastused? Ei olegi praegu hetkel muid, kui see loomine siis nende asjade läbi, mis mu elus on, et kui mul on telefon, ma saan sellega pilti teha, mul on auto, ma saan sellest pilti teha, et pigem nagu sihukeste väheste asjade, aga kui juba, siis hästi korralik kombo, mida ma siis integreerin omavahel, et ma saan nagu seda oma loovust läbi nende asjade ellu tuua. Võib-olla see on see loomine on võib-olla mida ma see viimasel ajal märkanud olen, ongi selline kunstilik nurk asjadele, väike fotograafia, selline esteetika või et läbi selle nagu, et kuidas räägi sellest natukene, et kas sa oled alati selline kunstilise pilguga olnud, vaadates sinu tausta tänasel podcastil ka konkureerimatult nagu kõige enam Need ei ole mu portfellis, aga need on Miami muralid, üks artist, keda ma väga-väga fännan. Kui tal mingi drop tuleb, siis ma ikka vaatan selle pilguga, kas see mulle koju sobib. Aga taustast tegelikkuses, kui ma nüüd ausalt ütlen, siis see on back to basics. See Riin konto, mis mul Instagramis on alates 2010 aastast olnud, paljud on küsinud, kuidas sa selle handle'i said, eks ole. Ma tegin selle siis, kui mul oli tööl igav 2010 ja mitte kedagi seal tollal ei olnud ja siis ma selle äppi ka unustasin. Mistõttu mul on siis maailmas ainulaadne 4-täheline Riin konto. Ja seal mul oli üle 2000 foto tegelikult ja see meedium on mulle alati meeldinud, aga mis käib selle avaliku profiili kujundamisega, on kuidagi see, et sa proovid mõelda, et seda, mis nagu teistele meeldiks ja mis sulle endale meeldib. Ja kui sa nagu õpid alles seda, siis see väga tihti võib see originaalsus nagu kaduda, sest et sa oled segatud mingitest muudest asjadest. Aga praegu ma tunnen, kuidas ma proovin hambad ristis kuulata seda, mis mind kõnetab ja mitte kogu aeg mõelda selle peale, et issand, mis väärtust ma nüüd sellele vaatajale loon. Kui talle ei meeldi, ta läheb ära. Ja väga hea, kui ta läheb, siis ta ei solgi minu algoritmi. Aga kui talle meeldib ja kõnetab, siis see ongi tal õige koht olla. Et ma proovin panna nagu võib-olla seda enda nägemust esimeseks, kellele meeldib, see on tore, kellele ei sobi see, siis kahe jala õigus alati ju saab kasutada. Et seda see fotograafia, mida ma tegelikult olen ka ju veidi õppinud ja isegi töötanud sellel alal gümnaasiumi lõpus ja ülikooli alguses, töötasin isegi Ülemiste fotopondis pool aastat. Et sealt see on ikkagi külge jäänud ja ma arvan, et see, mida te praegu näete, on sihuke rafineeritud back to basics küpses vormis, küpse maas. Sest ega ma tegelikult ka täna ei tea, mida ma praegu teen. Basically mingi improvisation. Aga midagi töötab, nii et hoia kindlasti seda joont ja proovime sinu kuu ülevaadetes OTR-is ja läbi postitustega tahaks natuke killuke sellest saada osa. I will, tuus, väga tore on seda tagasisidet kuulda. Aga tänan sind selle vestluse eest, et ülimalt tore nii paljude eri nurkadelt sind jälle nagu uuesti tundma õppida, et me oleme kõik siin koos seda teeme, aga sellised vestlused on nagu hoopis nagu uue nurga alt, nii et tänan sind. Loodetavasti saame teistega samasuguse episoodi kunagi salvestada. Ja mina tänan, olid väga põnevad küsimused ja väga äge vestlus ja aitäh teile, aitäh kuulajatele, aitäh Off the Recordi lugejatele. Selline oli podcast. Järgmise korrani. Bye! Ciao!